halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kullakesed, te võite istuda. Jumal tahab olla oma rahva ülistuses. Piibel ütleb ühe huvitava fraasi. Jumalale meeldib olla oma rahva ülistuses. Jumalale meeldib, kui tema rahvas teda kiidab, ülistab. Amen. Ja isegi ta ütleb ühes kohas, ta tuleb, rajab oma trooni meie ülistusele. Amen. Ütlete, Jumal otsib inimesi, kes siira südamega otsivad teda, et ennast võimsalt näidata neile. Kui teate, Jumala silmad käivad mööda maad ja otsides inimesi, kes siira südamega hoiavad tema poole. Ja tema eesmärk on leida, et ennast võimsalt näidata. Kas pole huvitav? Halleluuja. Muidugi kui selle kirja konteksti lugeda, seal tegelikult räägib, et ta on pahane ühe kuninga peale. Ja see kuninga puhul oli see lugu, sa loed, see kirja kohta nimeline, aga kui me vaatame täis konteksti sellel kirja kohal, siis ta kuningas oli, nime ei mäleta, see on, nime peab üles otsima, aga tal oli probleem haigusega, ta läks Jumala ette ja Jumal tegi ta terveks. Ja 20 või 30 aastat hiljem ta jäi uuesti haigeks. Aga selle asemel, et minna Jumala juurde tagasi, kes ta juba korra oli terveks teinud, juba aidanud ja teinud imesid tema elus, ta läks hoopis nõidade juurde, arstide juurde, kõigi juurde. Ja pärast seda Jumal ütleb, et see, mis sa tegid, ei ole mulle meelepärane. Kas sa siis ei tea, et minu silmad hoitavad mööda maad, otsides neid, kes siira südamega hoiavad minu poole, et võimsalt ennast näidata. Aga kuna sa oled teinud seda ja kahjuks, kui sa lähed edasi, kuningriik võeti tema käest ära. See ongi see, et kui Jumal oli midagi imelist oli juba teinud. Jumal oli midagi teinud. Täpselt sama, ma mõtlen Saalomoni loole tegelikult. Me siin üks päev vaatasime kannatlikkusest ja Piibel ütleb, et iga lõpp on parem kui selle algus. Ja kannatliku vaim on parem kui uhke või ülbe vaim. Siuke kirja kohta on Piiblis olemas. On ju tõsi, et iga lõpp on alati parem kui selle algus. Oled sa mõelnud? Mis sa mõtled sellega? Võtame lihtsalt näite. Maja ehitamine, maja remontimine. Algus oli hea, on ju nii? See oli hea idee, hea mõte, on ju nii? Aga palju parem on siis, kui see valmis saab ja on lõpetatud. Kas pole nii? Kui see pooleli jääb, siis see ei olnud hea algus tegelikult. Ja pärast Jumal ütlebki, iga lõpp on alati parem kui selle algus. Täpselt samamoodi me Jumala teenimise lõpp on samamoodi. Me võime alustada palju aga tulised, me läheme, see on minu kogudus või see on see ja see on see. Nad lähevad tuliselt peale ja läheb aeg mööda ja lähevad Jumalast nii kaugele ja nad tegelikult arvavad, nad teenivad Jumalat, tegelikult nad on eksinud. Miks ma räägin seda, ma olen ise samasugune. Ma olin tuline, ma olin põnev, ma olin põlev, kiitus Jumal, ma olin jälle põlev Jumala jaoks. Aga ma mäletan seda, siis üks kristlane ütles ühte, teine kristlane ütles teine, siis ma solvusin kristlaste peale, solvusin koguduse peale, mis iganes, jooksin minema. 5 aastat olin eemal Jumalast. Ja ma arvasin, kõik on hästi, kõik on korras, kõik on tore, aga ma ei pannud tähele, kui samm haavalt, ma läksin hukatuse poole. Keegi küsis, aga ta kohus ei käi või mida iganes. Ma ütlen, mul on kõik korras, ma usun Jumalasse. Ja ma ei saanud aru, kui ma samm haaval läksin Jumalast nii kaugele, ma isegi võtnud piiblit kätte, ma ei palud, ma jäin koguduses, kuni ma mäletan ühel päeval, ma istusin voodiserval. Ja kus Jumal arreteeris mind, vali. Ma arvan, et ma olin nii kaugel tagasi minemas maailma, et ma ei oleks kunagi enam välja saanud tulla. Ja ma reaalselt teadsin enda sees, kas ma astun Jumala juurde tagasi või ma suren ära. Ma tegin, et Jumal, ma tulen su juurde tagasi. Ja tähendab siiamaani, viimased 20 aastat ma olen käinud koos Jumalaga, ma tänan Jumalat. Ja ma tegin otsuse, et ma ei teeni Jumalat inimeste pärast, ma ei teeni seda, mida inimesed teevad, ma teenin sellepärast, et ma armastan Jumalat rohkem kui midagi muud. Ja täpselt samamoodi see peaks olema armastus Jumala vastu. Ja ma tahan, et minu lõpp oleks parem kui selle algus. Ma olin alguses väga tuline, ma tahan olla palju tulisem, ma tahan rohkem lugeda sõna, rohkem olla ilmutus, teadmist, ma tahan rohkem tunda Jumalat. Miks? Sest ma olen Piiblis näinud, et me teame kõik kuningas Saalomoni. Ta oli kõige targem kuningas maailmas. Piibel ütleb, mitte kunagi ei tule targemat, kui sina oled.
Siis ma ütlesin, Jumal, okei, ma võtan 5% vähem. Ma ei ole, kui sa 100 ei anna, ma võtan 99% oma tarkusest, oli väga tark kuningas, oli väga jõukas kuningas Piiblis. Aga ühes kohas ta ütleb, et mis juhtus oli see, ta tõi ohvreid, kui sa vaatad neid ohvreid, mis Jumal tõi 30 000, 40 000 härjavärssi, mis iganes, tal ei olnud Jumalast mitte millegist kahju. Jumal ilmutas talle, Jumal tuli tema juurde ilmutas ja küsis tema käest, mida sa tahad, et ma sulle teeksin. Ta nägi nägemuse, ta nägi ilmutuse Jumalast. Ja ta ütleb, et Jumal, anna mulle lihtsalt tarkust, et ma oskaks selle rahvaga ringi käia. Ja Jumal ütleb talle, et sellepärast sa küsisid tarkust, ma annan sulle jõukuse, kuulsuse, kõik peale kauba. Ja me teame, see kõige targem, kõige jõukam. Ja võtete, see kuningriik läks nii jõukaks, et hõbedast ei peetud lugu enam. Me ei ole keegi niisugust rikkust näinud. Aga kahjuks ma ei võtnud seda, see tuli mul lihtsalt praegu meelde, ma võtnud kirja kohta välja. Aga ühel päeval see inimene, kes oli 3 korda Jumalat näinud, Jumal oli talle ilmutanud. Ühel päeval ta teenib ja kummardab ebajumalaid. Kummardab kujusid, mida Jumal oli keelanud teha. Kuidas see juhtus, mismoodi juhtus? Ja me teame, et ta võttis 700 naist ja 300 liiknaist. Asi ei ole naistest või sellest ta võttis, asi on sellest, kelle ta võttis endale. Ta võttis Egiptusest, ta võttis teistest rahvusest, kes kummardasid ebajumalaid ja need viisid ta sinnani välja, et hakkas ka kummardada ebajumalaid. Ja Jumal ütles, kui te hämmastav oli see, ta oli imeline algus, imelised ilmutused. Kuninganna Seba tuleb sinna, me räägime, ta olid hämmatunud sellest toidulaua korrast, mis ta ütleb, see oli, me isegi kujuta ette, mis olla või, see oli tõesti hämmastav. Ja Jumal ütleb talle, kuna ma olin sulle 3 korda ennast ilmutanud, see on üks kord ebajumal, kõik võetakse sult ära. Jah, sinu eluajal see ei juhtu, aga sinu pojalt võetakse, ja me teame, võeti kõik ära ja ma loodan, et me näeme teda taevas. Ma ei tea, saad sa välja osta selle kirja koha Piiblist, mis see Jumal ütleb talle selle kohta. Ja ta väga karmilt ütleb ja ma hakkasin mõtlema, algused võivad tored olla, aga mis on kõige lõpp? Kas me nagu Paulus ütles ka, jookske võidujooksu nõnda, nagu teie võidaksite selle. Kui palju ma olen ka kristlasi kuulnud, mitte kunagi ma ei keera Jumalale selga, ma armastan teda kogu südamest, mitte kunagi. Ja tead, ma usun, nad olid nii siirad, kui nad andis olla. Tänapäeval nad ei võta piiblit kätte, täna nad palvetab, nad ei käi koguduses, nad ei tea isegi Jumalast mitte midagi kuulda, arvad kõik on valed ja nemad on ainu õiged. Isegi ühe inimesega sain kokku, kellega ma käisin koos Tomato piiblikoolis. Ma mäletan, kui me rääkisime, ta on nii siiras ja ma usun, ta oligi. Ma tean, miks ma tean, sest ma olen ise olnud ja ma olen eemal olnud, aga see ongi see, et kus praegu, ära räägi mulle Jumalast. Ma olin noor rumal, nüüd on teised asjad. Ja see ongi see, et meil tuleb kinni hoida lõpuni koos Jumalaga. Sest ühel päeval me istume, läheme Jumala trooni ette ja me anname vastust. Igast sõnast, igast teost, me teinud oleme, tead sa seda? Ja Piibel ütleb, tegelikult Piibel ütleb väga karmi sõnu, ütleb, et kui õige vaevu pääseb, mis saab veel õelaste patusest, on ju nii? Oled lugenud neid? See ongi see, et me pääseme läbi Jeesuse vere, aga me võtame midagi kaasa taevasse. Me võtame kaasa, täna ma kuulasin Benny Hinni, ja ütles väga see, tead, me lähme Jeesuse ette, me võtame kaasa, ja Jeesus küsib, mida sa tegid, või Jumal küsib, mida sa tegid selle Kristusega, kes sinus elas? Mida sa tegid selle meelevallaga? Leistid üles kirjaga? Mis see on? Esimese kuninga 11. Jehova vihastus. Hämmastavad, Jumal vihastab, on ju nii? Esimese kuninga 11 ja salm milline? 4. No vaata, kas aga 4. Okei. Ütleme, kui sa tahad, loed terve see 11 peatükki ära,
esimesed kuningad 11 peatükk, siin on see, kus on, aga 9. salm ütleb nüüd, aga Jehova vihastus Salomoni peale, et ta oma südames oli ära pöördunud Jehovast, Iisraeli jumalast, kes oli ennast temale 2 korda ilmunud ja oli temale andnud käsu sellesinase asja pärast, et ta ei käiks teiste jumalate järele, ent tema ei olnud pidanud, mis Jehova oli käskinud. Kuidagi vanas eas ta keeras ära jumalast ja jumal sai ta peale milliseks? Vihaseks, ta oli 2 korda ilmutanud. See näitab seda, et me võime 100 miljonit ilmutust näha, me võime mida iganes teha, kui me ei hoia kinni oma südames jumalast, oht on eemalduda jumalast alati. Sest ja see sõna, see lepingu sõna on see, mis hoiab meid jumala ligi. Sest kui palju ma olen kuulnud, muga on kõik korras, kõik on hästi. Mina rääkisin ka, istusin ööklubis, jõin viina ja mõtlesin, et minuga on kõik hästi korras. Ma usun jumalasse. Tegelikult ei olnud, ma olin surma, ma olin põrgu, ma olin taevast maha mängimas. Kuida ette, kui kurb on see meie puhul. Tänapäeva ühiskond, kus me elame, see kisub meid jumalast nii eemal. See lõbu, see ööklubi, see pidu. Lähme sinna, see teater. Aga inimesed iga päev lähevad. Kuhu? Igavikku. Meil on igavik olemas. Ma mäletan, me käisime, mäletate seal, käisime Tartus oli see evangelist, mis ta nimi oli, ma ei mäleta, seal ühes kirikus oli, Punaste Telliga kirikus oli, evangelist oli seal. Keegi Austraaliast oli vist oli. Tim Hall, jah. Tim Hall oli. Tead, mis oli? Mulle tuletati meelde üks huvitav asi, mulle meelest tuletati meelde üks huvitav asi. Ta ütles ühe statemendi välja seal, ühe asja välja. Kui keegi on siin evangelist, kutsute evangelistiks, tulge ette. Ma palvetan teie pärast. Mäletate seda, kes seal käisid? Poor saali jooksis ette. Kus on need evangelistid? Ma küsin. Kus on need inimesed, kes... Ma olen evangelist läinud. Ma vaatan Filippust, evangelist, kes käis ringi mööda maad, kuulutas evangeeliumi, tema elu tõi au Jumalale, tema elu tõi... Ma tahan näha neid sama evangeliste, kes lähevad, kuulutavad sõna, haigete peal käed, imed, tunnustajad, inimesed pöörduvad Jumala poole. Sest me armastame Jumalat nii palju. Me tahame näha, et kõik tuleksid taevasse, kõik läheksid Jumala juurde. Ja me elutavad au Jumalale, meie sõnad, meie käitumine, lihtsalt, et Jumal saaks austatud. Ja mõni mõtleb, miks me suudame, Jumal on meid nii palju armastanud. Ta on nii palju meid armastanud. Inimene, kes sind armastab ja hoolib sinust väga, kas sa teeksid talle kunagi haiget? Kas sa teeksid? Kas tuleks isegi pähe mõte, ma täna tahan talle haiget teha. Ta oli nii hea mu vastu, ta suri minu eest, andis kõik, mis tal oli. Ta läks risti peale minu pärast. Ta ohverdas kõik minu pärast. Ja tead, ma tahan talle nüüd haiget teha. Sul on isegi see mõtet pähe, et minul ei tuleks. Sul ei tule, ma ei usu, et sulle see mõte pähe tuleks. Aga kui mõtle, kui palju Jumal on teinud meie jaoks. Ei ütleme Jumal, aga mul pole aega sinu jaoks. Kui tegelikult mõelda, me ei ole käsu all, aga kui me räägime hingamispäevast, üks päev nädalas, Jumal ütles, see on kelle oma? Minu oma. Lõpeta kõik tegevused ja pühenda üks päev nädalas puhtalt kellele? Minule. Kas pole huvitav? Ja ma õnnistan sind rikkalikult. Kõik, mis meil on Jumalalt. Sa ei saa mitte midagi öelda sinu oma, sest Jumal on sulle hingeõhu, ta on sulle jõu rammu teha, ta on sulle kõik. Ta on sulle väe, et rikkaks saada, kõik. Piibel ütle kunagi, et minu oma jõud, ma oma tegi, on ju nii? Ole lugenud Piiblist, jah? Ja kui teete, kui imeline Jumal on. Ma mõtlen, kui imeline Jumal on. Ta andis sulle 10 õuna. Kelle õunad need on? Jumal andis sulle, Jumal omad.
10 õuna. Ta ei küsi tagasi su käest 5 õuna, 6 õuna, 7 õuna, mul võiks 10 õunat praegu olla. 10 õuna siin tea peal. Ja Jumal ütleb, anna mulle 10 õunast kui palju? 1. Ainult 1. Ja ma avan taevaluugituse kohal, kallan sulle õnnistust küllastuseni. Ja kui me tõesti armastame Jumalat ja usume tema sõna ja mis seal on, me teeme seda. Tihtipeale, mina olen süüdi, ma olen ise oma elus kunagi teinud, siis kui olin eemal Jumalast. Me võtame selle 1 õuna, minu juuksur, minu komm, minu puhkus ja mõtleme selle Jumala 1 endale veel, sööme selle ära. Aga tead, kui me armastame Jumalat ja ta on nii hea, ta on nii imeline. Jumal, kõik, mis on minu, on sinu, võta, sest nagunii sa oled mulle selle andnud. Sa nagunii oled selle mulle andnud. Sest nagunii sa õnnistad mu kätte ja tööd, sa oled nii hea mu vastu, sa surid minu eest. 1 päev sulle nädalas pole probleem. Tegelikult, on ju nii? Ma pühendan, ma tulen, võtan sõna, ma uurin, ma lähen palvesse, ma veedan aega, ma tahan sind tunda, ma harjutan Jumala kartust. Jõusaalis, me enne rääkisime jõusaalis, me käime 3-4 korda nädalas, et saada fitnessi. Ja siis kõik vaatasid, küll me oleme ilusad. Ja see on ainult liha. Ja Piibel ütleb, lihalikust harjutust on pisut kasu. Aga Jumala kartusest on kasu kui palju? Kõikidele asjadele. Ja kui me harjutame, saame heaks sellest. Aga tead, kui me tõesti mõistame, et Jumal armastab meid, ja ta on hea me vastu, siis me teeme seda. Amen. Ja üks huvitav asi on see, et ma loodan, ma jõuan tänase jutus juurde. Aga see on hea Piibel ütleb, et kas te ütlete, armasta Jumalat? Kas on niisugune kirjakoht Piiblis olemas? Armasta Jumalat. Kuidas? Kas keegi teab, kuidas me tõestame seda, et me armastame Jumalat? Näiteks, kuidas ma tõestan oma musile, et ma armastan sind? Kui sa teed seda ja seda minu jaoks ja kui sa käitud niimoodi minu jaoks, siis ma armastan sind. Kas see käib niimoodi? Ja mina kujutan ette, ja siis tema kujutab ette, et ma armastan sind, kui sa käitud niimoodi, kui sa tood mulle, ma ei tea, seda, teed seda, kui ma käin rannas ja kui ma käin teen seda ja hoian sust kogu aeg eemale, siis ma olen veendunud, et sa mind ikka armastad. See on viis. Või kui sa hüppad 1 jala peale, teed 3 rääksu, siis sa armastad mind. See on selline, no tihtipeale me teeme Jumalaga, et Jumal, sa ju armastad mind nii, nagu ma olen. Või Jumal, ma kujutan ette, et ma armastan sind, kui ma teen seda. Aga Jumal ütleb, kui sa mind tõesti armastad. Nüüd on see, et kui sa tahad teada, kui ma tahan teada, kuidas tõeliselt armastada või mis talle meeldib või kuidas on see, ma tõestan, ma küsin, kas see on okei? Kas sulle see meeldib? Ja ta ütleb, et tead, mulle meeldib, kui sul on puhtad sokid kogu aeg jalas. Ja sul on puhas pesu seljas. Ja sa ei haise higi järgi. Nüüd tõestad oma armastust. Mitte see, et tõestad, et ma käitun niimoodi. Ma teen niimoodi. Sellega tõestan, et sa lähed mulle korda. Kas pole niimoodi? On ju nii, sest Jumal ütleb samamoodi, ma olen armastanud sind, sest ma andsin oma poja, ta tegi midagi, ta näitas eeskuju sulle. Ja nüüd ütleb, kui te tõesti mind armastate, siis te teete seda, mida ma teile ütlen. On ju nii? Sest suurim käsk Markuse 12:30-31 on milline? See on suurim käsk. Mille käsud ei meeldi, aga see Piibel ütleb, see on suurim käsk. Ütleb, et ja sina armasta issandad oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest ja kõigest oma väest.
teine on seesama, on see, armasta oma ligimest nagu iseennast, neist suuremat muud käsku ei ole. Esimene käsk on milline? Armasta oma Jumalat, kõigest oma hingest, kõigest oma väest, südamest, kõigest, mis sul on. Ja nüüd me ütleme kogu aeg, Jumal, ma armastan sind, Jumal, ma armastan sind, Jumal, ma armastan sind. Näiteks võtame siin, kui sa kuulaksid kogu aeg ainult ühte sõna, ma armastan sind, ma armastan sind, ma armastan sind, homme näeme, ma armastan sind, ülehomme näeme, ma armastan sind, vii prügi välja, ma armastan sind, aga siis, mis sa arvad? Jah, et sa õpid selle sõna hästi tundma, et see sõna armastus on olemas, aga nüüd tõesta mulle. Tõesta mulle oma tegudega, et sa tõesti armastad mind. Sest Jumal ei kirjutanud taevasse meile, et ma armastan sind. Ta ei kirjutanud, vaid ta ütles, et ma armastan sind ja ma surin su eest, ma jätsin sulle mille? Eeskuju. Ja vaata, kui me võtame selle armastuse vastu, mõtled, et vau, Jumal, sa oled nii imeline. Sa oled nii hea mu vastu. Mida iganes sa tahad. Ja ma kujutan ette, et sul poleks probleemi, mis iganes sul vaja on, sulle pakutakse. Sa ütled, mida iganes sa tahad, ma pakun sulle. Aga üks muudkui nõuab, kui me tõestada oma Jumalale oma armastust, me teeme seda, mida ta meile öelnud. Johannese 14.5 ütleb. Johannese 14.15 ütleb. Jeesus ütleb meile midagi. Kas Jeesus sõnades on vägi või tähtsus? On. Ta ütleb, kui te mind armastate, siis pidage mu käsusõnu. Jeesus läheb veel karmimaks tegelikult. Ma mõtlen tegelikult, kui karm on Jeesus. Kuidas esimene jutlus Jeesusel oli? Esimesed sõnad. Mida ta ütles? Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ta kutsus meid meeleparandusele. Iga päästjaga Kristusega käib kaasas alati meeleparandus muutus paremaks. Jumala sarnasemaks. See käib alati kaasas iga kristlasega. Nagu ma ütlesin, ma olin suitsetaja. Ja kui ma sain päästetud, minu esimene asi oli, et ma tahan sellest lahti saada, sest see toob häbi Kristusele. Me isegi mõelnud joomise peale. Ja see tuli kõik tagasi, kui ma lahkusin ära Jeesuse juurest, jah. Aga see, kui ma olin Jeesusega, minu mõtted olid, ma tegin kõik selle nimel, et sellest kõigest lahti saada. Sest ma tahtsin, et see tooks au. Ma mäletan, kui ma algul tulin kogudusse. Ma mäletan neid aegu. Tulin kogudusse, algul ma sain päästud, haisesid suitsu järgi, häda midagi. Aga mida rohkem kasvasid, Jumal, mida rohkem kasvasid, siis tegid suitsu ära, siis oli 3 pakki nätsu taskus. Sa hakkasid varjama seda, igati pidi varjama, et keegi ei tunneks, sest mul oli häbi. Saad aru, mul oli häbi tulla kogudusse lõhnates suitsu järgi. Miks? Sest ma leidsin, et see ei too au Jumalale. Ma kaotsin ropud sõnad oma suust ära, sest see ei too au Jumalale. Ma ei käinud enam ööklubides, pidudel, sest see ei too au Jumalale. Siiamaani ei käi. Miks? Sest see too au Jumalale. Miks? Sest ma armastan oma Jumalat. Me kõik armastame Jumalat nii väga. Ja me tahame, et kõigest, mis me teeme, see tooks au kellele? Isale. Vaata, kus ta ütleb Mattiuse, mõtlen, kui karm, me räägime, mõni pastor on karm või mõni jutlustaja on karm ja John Bevere kuulad, siis vahepeal mõtled, et 3 korda parandan meelt, kui ta räägib juttu. Oled John Bevere kuulad? Ta räägib nii palju meeleparandusest ja Jeesus tulekust ja kõigest, Jumala aust ja kõigest. Ja mõtled, et vau, Jumal, et mul on vaja palju kasvada veel. Siin ta ütleb, kes isa või ema enam armastab kui mind. See ei ole mind väärt ja kes poega või tütart enam armastab kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma risti enese peale ega järgi mind, ei ole mind väärt. Kujutad ette, mis ta ütleb? Jeesus ütleb need sõnad välja. Aga siis ta ütleb, Paulus ütleb 2. Timoteuse 3:1-5.
Siis ta ütleb, et viimsel päevil tuleb raskeid aegu. Oled sa lugenud? Tead, mis mind Jumal avastab, lugedes seda sõna, rasked ajad, mõtleme, see on raske, ühiskond on raske, see on raske. Vaata, mis ta siin tegelikult ütleb. Aga seda tea, et viimsel päevil tuleb raskeid aegu, sest inimesed on siis. Miks rasked ajad tulevad? Sest inimesed on siis. Millised? Enesearmastajad, rahaahned, hooplejad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, õelad, südametud, leppimatud, laimajad, pillajad, toored, heapõlgajad, petturid, kergemeelsed, sõgedad, rohkem lõbuarmastajad kui Jumala armastajad, kellel on Jumala kartuse nägu, aga kes salgavad tema väge ja nendest hoidu eemale. Kas pole huvitav? Mis rasked ajad tulevad, siis me peame valvama, et me ei oleks sellised, on ju nii? Siis on kerged ajad. Ja kui me teeme otsuse, me käime kõik armastuses siin. Me oleme pikameelsed, kannatlikud ja lahked. Sa oled pikameelne, kannatlik, lahke. Mina olen pikameelne, kannatlik, lahke. Eda on pikameelne, kannatlik, lahke. Pikameelne, kannatlik, lahke. Pikameelne, kannatlik, lahke. Pikameelne, kannatlik, lahke. Pikameelne. Mõtle, kui palju pikameelsed, kannatlikust ja lahkust siin oleks. Kas pole hämmastav? Te mõtlesid, et Jumal, me käitume nagu sina. Me oleme sina moodi. Ja tead, kuidas Jumala armastamine välja paistab? Me kõik võime öelda, et ma armastan Jumalat. Ja Jumal ütleb, Johannes 7, Johannese 4, 20, 21, mis ta ütleb? Kui keegi ütleb, mida? Mina armastan Jumalat. Kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat. Mina olen seda öelnud, on keegi veel öelnud? Mina olen seda palju korda öelnud ja väga palju korda öelnud. Ja vihkab oma venda, siis on ta valelik. Sest kes ei armasta oma venda, keda ta on näinud, ei või armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Ja meil on temalt see käsk, kes armastab Jumalat, see armastab ka oma venda. Aga kas me suudame armastada oma vendi ja õdesid? Absoluutselt suudame. Meil on Jumala armastus meie sees. Jumala armastus on meie sisse valatud, peame läbi. Me peame sellel välja laskma tulla. Isegi ei pea oma armastust kasutama. Kasutame Jumala armastust. Ja mis on kõige hämmastavam? Jumala armastamine toob alati kaasa õnnistuse sulle. Sest kui me teeme seda, mida ta ütleb, me tõestame sellega, armastame, näiteks lihtne asi, 10 maksmine. Nagu ma tein enne, 10 õuna on Jumal sulle andnud, ütleb, anna 1 mulle tagasi. Sa annad 1 selle tagasi, mis juhtub? Ma avan su kohal taevaluugid, kallan sulle õnnistust küllastuseni. Sõitle rohu tirtse su pärast, et nad ei hävitaks su põllu vilja, siis viljavud väljal ei oleks viljatumad. See on tõotus. Ja ma ütlen, Jumal, ma armastan sind nii palju. See on üks sinu käskudest minule. Ma teen seda. Vaata, ta ütleb, 2. Moosese 21-6. Ma kuulasin ühte head jutlust ükspäev, nagu sinna läheme lugema. Tihtipeale meil on see, et kahjuks ma ei oleks pidanud seda täpsemalt kuulama üle, aga tihtipeale, et me oleme ostetud vabalt käsust, me ei taha käsu all olla ja kõik need asjad. Ja ta toob välja, seal on erinevad käsud. Kõige esimesed on 10 käsku. Ja tead, need 10 käsku pole mitte kunagi muutunud. Ja mõni mõtleb, miks Uues Testamendis ei ole? Kui Jumal üks kord ütles ära tapa, mida korda ütlema peab? Ühest piisab ju.
ära varasta, mitu korda ütlema peab? Mitu korda ma sulle pean ütlema, et varastamine on vale? No tavaliselt ühest korrast piisab, on ju nii? Või piibel ütleb, armasta oma Jumalat enam kui kõike muud. Tegelikult mitu korda seda ütlema peaks? See on käsud, mis Jumal ütles välja, mis talle meeldivad. Siis ta tõi välja need teised käsud, kus need ohvrid tood ja asju, sellest osast me oleme vabad. Sest tegelikult piibel ütleb, et kogu käsuõpetus on võetud kokku 2 käsku. On ju nii? Ja esimene käsk on armasta oma Jumalat. Kuidas? Kõigest oma südamest, kõigest oma väest, kõigest, mis sul on. Jumal peaks olema elu keskpunkt. Ja tihtipeale, mis Jumala rahvas vea teeb, ongi see, mis mina olen vea teinud, ongi see, et Jumal on hobi meie jaoks. See on see, et meil on hobi, me käime tööl 40 tundi nädalas, õhtuti käime rattaga sõitmas. Siis me käime seal, mis hobid meil on, laupäeval teeme seda, pühapäeval, mis sa teed, käin koguduses. Ja need on hobid. Ja siis, kui aega jääb, siis teen, mina olen elu keskus, aga kui Jumal on elu center, siis Jumal, mis sa tahad teen? Ja Jumalast lähtume välja. Jumal, kas sa üldse tahad, et ma seda teeks? Jumal on nii imeline. Ja kui me mõistame seda, ma ütlen, et Jumal, mis sa tahad, et ma teeks? Mis sa tahad? Mis on su plaan? Mis on su eesmärk mu elu jaoks? Kuidas ma saan oma eluga sulle au tuua, kiitust tuua? Siis ma armastan sind nii palju. Kui sa armastad oma abikaasat nii palju, siis ta kõik selle jaoks, et ta tunneks ennast kuidas? Hästi. Sõnadest järelikult lihtsalt ei piisa. Kas pole nii? Samamoodi Jumalaga. Jumal tahab ka taevatroonil hästi tunda oma rahva suhtes. Ja meil on nii, tegelikult kui me mõtleme seda hinda, mis Jeesus maksis meie eest, kõik see, ja ma anname aru, ta käis põrgus minu pärast, ta võttis haiguse enese peale, ta võttis mu kurbuse ära, ma võin oma muret talle heita, ma võin käia jõukuses, ma olen vaba Kristuses, Jeesus ütles, võtke enese peale minu koore, minu ikke, sest see on hea, kerge, kõik oli. Ja kui me mõtleme, et Jumal, sa oled nii palju mu jaoks teinud. Mis sa tahad, ma su jaoks teen? Kogudus käin, palvetan. Kuulutan, ma käin, kuulutan. Ma olen osa saanud sellest kõigest juba. Tahad, et mu elu säraks, et sa säraksid välja. Sära välja mu elust. Halleluja. Ja Jumal kõneles kõik need sõnad öeldes, mina olen Jehova sinu Jumal, kes tõi sind välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, aga sellest, mis on all maa peal. Ega sellest, mis on maa all vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina Jehova, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte 3. ja 4. põlveni. Neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab 1000 neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. Kas pole huvitav? Kui me teeme käskude järgi, me saame osa tema heldusest, me saame osa tema väest, me saame osa tema õnnistustest. Ja kui võtta uus testament veel, mis on rajatud palju parematele tõostustele. Ja kõik, Jumal on meile kinkinud kõik, mida va eluks ja Jumala kartuseks tema tundmise kaudu. Vau! Järelikult, mida rohkem ma õpin tundma Jumalat, seda vabam, seda ägedam, seda mõnusam mu elu on. Ja kui kogu see ühiskond kukub kokku, kuna mina tunnen Jumalat. Halleluja! Ja mul ainult käed üles tõsta. Sõda tuleb. Halleluja! Jumal on imeline. Tööst jään ilma. Halleluja! Jumal on imeline.
mis homme saab? Halleluuja Jumala nimele, ma ei mõtle homse peale. Täna on see päev, täna on päästepäev, täna on rõõmupäev, sest ma teenin Jumalat, ma käin koos Jumalaga, olen koos Jumalaga, Jumal on tõotanud hoida mind, kaitsta mind. Amen. Ja kui meie süda meid hukka ei mõista, on meil absoluutne julgus Jumala ees. Ja kui ma armastan Jumalat, teen Jumala sõna ja kohaselt, kindlasti su süda ei mõista sind hukka. Halleluuja. Johannese 21, tegelikult mul veel, võtta maata. 5. Mooses 7.9 ütleb niimoodi, ja tea, et Jehova su Jumal on Jumal. Kuidas ütleb? Ja tea, et Jehova Jumal on Jumal. Ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab 1000 põlvest saadik. Neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. 5. Mooses 11.13-17 ütleb, ja kui te tõesti kuulate mu käske, mis ma täna teile annan nõnda, et te armastate Jehovat oma Jumalat ja teenite teda kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, siis annan mina teie maale vihma omal ajal, varajast hilist vihma ja sa koristad kokku oma teravilja, viinaõli ja ma annan sinu väljal rohtu su lojuste jaoks, sina ise sööd ja su kõht saab täis. Mis ta ütleb? Kui sa tõesti kuulad ja pead ja armastad oma Jumalat kõigest oma südamest ja hingest, ma õnnistan sinu maad, ma valan vihmaga selle üle, puduloojused kasvavad. Kas pole huvitav? Mida rohkem me ennast Jumalale pühendame, Jumal ütleb, seda rohkem mina pühendan ennast sulle. Seda rohkem ma sind õnnistan. Aga vaata, mis ta edasi ütleb, 16 salm. Hoidke, et teie süda ei laseks ennast meelitada ja te ei kalduks kõrvale ega teeniks teisi jumalaid ega kummardaks neid. Ja tead, mis juhtub tihtipeale? Kui vaatad ka Jeesuse juttudest, on see tihtipeale inimesed, kui nad on raskustes ja neil kehvad ajad on, kõik otsivad Jumalat. On ju, oled tähele pannud? Haigus ründab, Jumal tee mind terveks, vaesus ründab, Jumal tee mind terveks. Arved maksta ei ole, Jumal täida oma vajad, sest me läheme ja otsime ja pühendame Jumalat. Aga siis, kui elu hakkab päris hästi minema, juba läheb päris hästi, enam ei ole finantsilisi raskusid, enam pole toidupuudust, enam pole, kuule, mul on päris hea töökoht, raha tuleb sealt sisse, mu tervis on päris ja tead, mul ei olegi Jumalat nii palju enam vaja. See on see sama, mis Jeesus ütles, et kui koja isand tuleb otsima ja kutsuma pulma, tule. Kui palju ta ütles, et nad olid hõivatud millega? Oma asjadega. Ja Piibli ütles kohas, kui Jumal on sind õnnistanud teid rikkaks ja näidanud oma armast sulle, ära unusta kunagi ära, kus see sulle tulnud on. Vaid seda enam me peaksime teenima Jumalat, seda enam me peaksime otsima Jumalat, seda enam me peaksime leidma aega Jumala jaoks. Mida paremad ajad on, mida kergemad ajad on, seda enam me peaksime pühenduma elud Jumalale. See on tihtipeale, mis on inimestel suurim probleem ja ma tean iseenda puhul, kui kõik läheb väga hästi, tervis on imeline, kõik on imeline, raha on, siis kõik muu tuleb enne tulla. Siis läheme käime rannas ja siis läheme käime seal ja seal. Aga kui rasked ajad tulevad, siis me läheme põlvile Jumala ette. Me peaksime kogu aeg olema, et Jumal, miks sa oled nii imeline, sa oled nii hea, sa oled nii ustav. Mul on kõik see, mul on see Maserati, mul on see Harley Davidson, mul on see maja, mul on see tänu sellele, et sa oled selle mulle andnud. Ja seda rohkem ma tahan pühendada oma elu sulle. Seda rohkem ma tahan kuulutada evangeeliumi, seda rohkem ma tahan inimestele näidata, kui hea on mu Jumal.
Sest kõik see, mis ma näed, ei ole mitte midagi, minust on mu Jumal. Kui teed, Jeesus ütleb väga huvitavalt. Johannese evangeeliumis 21, 15-17. Aga kui nad olid einestanud, ütleb Jeesus Siimon Peetrus, Siimon Joona poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Ta ütles temale, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Ta ütles temale, sööda mu tallekesi. Ta ütles temale jälle teist korda, Siimon Joona poeg, kas sa armastad mind? Ta ütles temale, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Ta ütles temale, hoia mu lambaid kui karjane. Kolmandat korda ütles temale, Siimon Joona poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus sai kurvaks, et ta temalt 3 korda oli ütlenud, kas ma olen sulle armas? Ta ütles temale, issand, sina tead kõik, sina tunned, et oled mulle armas. Jeesus ütles temale, sööda mu lambaid. Mitte kunagi öelnud, et kõik on hästi, et tee midagi, tee veel enam, tee veel enam, tee veel enam. Kui me tõesti armastame Jeesust, siis me teeme seda, mis talle meeldib. Amen. Sest Johannese 14:21 loeme, ütleb niimoodi, kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. Kes aga mind armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada, iseennast temale ilmutada. Temale ütles Juudas, mitte Iskariot, issand, millest oleneb, et sa meile tahad ennast ilmutada, aga mitte maailmale? Jeesus vastas ning ütles temale, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõnu. Ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, see ei pea minu sõnu. Ja sõnad, mida te kuulete, ei ole minu, vaid on isa sõnad, kes mind on läkitanud. Seda olen mina teile rääkinud teie juures viibides. Kas pole huvitav? Jeesus, kui te tõesti mind armastate, te teete. Ja mina ja isa tahame tulla. Kas sa paned tähele, et Jumal tuleb, kui me tõestame, näitame talle, et me teda armastame. Ta tahab olla, tuleb tead eluaseme juurde. Ma luban sulle, kui me räägime inimlikus suhtes, mida rohkem armastust näidatakse, mida rohkem välja paistetakse, seda rohkem tahetakse koos olla. Kodu peaks olema, näiteks kui me räägime kodus, kodu peaks olema koht, kus ma tahan tulla, sest siin on hea olla. Kodu ei tohiks olla koht, kus me oleme näinud nii palju, on see, et kas naine ei taha koju minna, sest mees on tõre ja tige seal, või mees ei taha koju minna, sest naine kogu aeg õiendab. Mees viidab võimalikult palju aega töö juures, et tulla viimasel minutil koju, sest kogu aeg on mingi jama, seal ei ole rahu. Või on vastupidi. Naine tuleb koju, sest mees on kodus tige. Miks söök ei ole, miks seda ei ole, miks seda ei ole. Ja sa hoiad eemale sellest kogu aeg, on ju nii? Sama isa ütles, Jeesus ütles, kui te mind armastate, te peate minu sõnu ja me tuleme ja teeme eluasemede juurde. Mida see tähendab? Siis see näitab mulle, et sa tahad, et ma oleksin sinu juures. Sellega me näitame Jeesusele isale, me tahame sind enda juurde. Samamoodi, kuidas sa näitad oma abikaasale, et sa tahad minu juurde. Sa teed midagi, mis talle meeldib. Inimlikult me saame aru, Jumalaga on tegelikult täpselt see sama. Jumal juba näitas meile, et ta armastab meid. Ta andis oma poja, ta andis kõik, taevas tegi kõik meie jaoks. Ja nüüd ta ütleb, et tule minu ligi, siis mina tulen sinu ligi. Ja kuidas me läheme? Me armastame Jeesust, me teeme seda, mis ta meile ütles, sellega me tõestame talle, et me tahame, et sa tuleksid. Ma tahan, et sa tuleksid minu juurde. Ma tahan. Ja nüüd ütleb, mitte ainult, kõige huvitav on, püha vaim on kogu aeg meiega. Aga meil on privileeg veel, et isa ja poeg oleks ka meiega kogu aeg.
ja kõik kolm võivad olla meiega. Aga see ei sõltu Jumalast ega Jeesusest. See sõltub meist. Sest Jeesus, kui te tõesti mind armastate, siis te teete seda, mida ma teile olen öelnud. Amen. Võib-olla meile ei meeldi need, aga me ei saa mööda vaadata Piiblist. Ja see ongi see koht, kus ma tahtsin välja tuua. Tihtipeale me mõtleme, et ma armastan sind Jumal, aga ma armastan oma viisi. Ja ma usun, et see on see viis, kuidas sind armastan. Jumal ütles. See on samamoodi, ma armastan sind, aga ma armastan sind oma viisi. Ma armastan sind oma viisi, ma olen selline. No, ei, kui ma tõesti armastan, siis ma tahan muuta ja olla talle meelepärane. On ju nii? Kui ma tõesti armastan. Sest kui ma nõuan kogu aeg siis see näitab seda, et ma olen väga isekas inimene. Ja mul on lihtsalt ettekujutus. Ja meil tihtipeale Jumalast ettekujutus. Jumal, sa armastad mind, sa saad must aru. Ei, Jumal ei saa aru. Jumal, ma olen surnud su eest, ma olen teinud su eest kõik. Ma olen andnud sulle kõik. Ja päriselt ta ei saa aru. Me tihtipeale tahame, mina olen ise elanud seda elu, kui ma olin ära langenud Kristusest. Ma elasin seda elu, Jumal saab must aru. Tegelikult ei saanud must aru, Jumal kutsus mind iga päev peele parandusele. Iga päev ta kutsus, et paranda meelt. Ja ma mäletan kristlased minu ümber, kes tookord teenisid Jumalat kõvasti. Ütlesid, mida sa teed, mees? Sa oled häbi laiguks Kristusele. Ja mina ütlesin, et ei ole hullu midagi, kõik on korras. Ärge solvake mind, ärge pahandage mind. Jumal armastab mind. Kui inimesed tegelikult, mis nad tegid? Nad armastasid mind, nad tahtsid, et ma tuleksin põrgu teelt ära. Ja kiitus Jumalale, ma sain sellest välja. Sest Piibel ütleb, hoidke oma päästajaid kartuse värinaga. Sest see on nii kalli hinnaline. See on väga kalli. Sellest paksti meeletu hind. Sinu päästajast on makstud meeletu hind. Ja ärme võtame selle tühja tähjana, vaid tõesti näitame Jumal. See oli väärt midagi. See oli väärt midagi. Minu elu on väärt muutust selle pärast, mida sina tegid. Ma kontrollin oma sõnu. Ma kontrollin oma tegusid. Miks? Sest ma armastan sind ise. Ma armastan sind. Jeesus, sa oled mulle kallis. Sest kui keegi on sul tõesti kallis, siis sa teed seda, mis talle meeldib. Mitte seda, mis sulle meeldib. Paraku nii see on. Kui keegi on sulle kallis, jah, me peame valvama, et ta ütle, et kuule, ütle ei Jeesusele. Ma ei ütle Jeesusele, et ma armastan sealt kallis, aga Jeesus on minu isand. Aga kui me räägime tavalisest elust või räägime tavalisest asjadest, näiteks võtame lihtsalt, et ma ei oska öelda, ütleme, naisele meeldib, et kuule, pane nõud ära. Pese nõud ära, korista enda järel, hoia puhas enda järel. Mulle meeldib see. Mulle meeldib puhtus. Siis, kui sa tõesti hoolid ja läheb korda, sa teed seda. Ja mis iganes on vastupidi. Samamoodi on Jumalaga. Tihtipeale me mõtleme, et Jumal, sa oled Jumal, sa oled taevast, sa oled aru kõik. Ei, kui me tõesti armastame ja hoolime, me teeme seda, mis teisele meeldib. Nii see on. Ma luban sulle, mida rohkem sa hakkad tegema asju inimesele, kes oled, hakka tegema kogu aeg seda, mis talle ei meeldi. Ma luban, suhe läheb väga kiiresti väga külmaks. Ja väga kiiresti tulevad vaikuse hetked, eemaloike hetked. Ja kui sa kogu aeg teed seda, mis ei meeldi, kogu aeg teed seda, mis ei meeldi. Parem ja hiljem see lükkab. Ja samamoodi kui Jumalaga. Mitte, et Jumalaks, et me ise läheme Jumalast eemale. Sest Jumal ütleb, ära tee seda või ära tee seda või tee seda või tee seda. Jumal ütleb, jookse võidujooksu.
võtke Kristuse eeskuju, riietuge lahti vanast inimesed, riietuge Kristusega, kes on Jumala sarnaseks loodud. Näeme? Ja ma ütlen ausalt, kui me teeme Jumala asju, ainult imelised ajad saavad ees olema, sest me õpime ta rohkem tundma, me rohkem käime selles väes ja kui teete, kui tuleb tõeline ilmutus sellest kõigest, seal ei ole piire meie jaoks, sest suuremat väge ei ole kui Kristus ihul. Meil on nimi üle iga nime. Kui me saame reaalse ilmutuse sellest nimest. Jumal on nii imeline. Aga see nõuab muutust. Ja kui ta ütleb, ma kuulasin, ma panin selle koguduse Facebook lehele üle, mõne mõtleb, et ma olen karm. Te peaksite seda naisterahvast kuulama. Mis ta nimi oli? Austraaliast on. Mis see nimi on? Ma ei oska see. Millicent Cedra. Mine vaata Facebooki, panin ühe lühikese video ülesse. Ma ei tea, kas keegi vaatanud ei ole. Ja ütleb väga hästi seal. Et me ülistame Jumalat ja mis iganes ta räägib, et kus ta ütleb, et käime, ropendame ringi, käime ööklubis, sul on pühapäeval ülistame Jumalat ja ütleme, kõik on hästi, kõik on korras ja see ei ole Jumala ülistamine. Jumal ütleb, tooge oma ihud Jumalale meelepäraseks ohvriks. Tema heasuse tõttu, see on tõeline ülistus. Ja kuula, ta räägib ise väga hästi, ma ei oska teda väljendada, et ma ei tule välja see. Mine kuula. Ja siis mõtlen, et vau. Ja, me oleme läinud tegelikult Kristuses väga loiuks. Me ei võta asju enam tõsiselt. Ma mäletan seda, kui Kristus rahvas sai päästetud Võrus omal ajal. Palve, koosolek otsa. Koosolek kesti tunde. Siis me olime näljas, et me tahtsime muutuda. Ja nüüd me oleme juba nii kaugele jõudnud, ma juba tean nii palju, mul pole enam aega. Me peaks rohkem aega olema Jumala jaoks. Sest on nii hea me vastu olnud. Me elud on stabiilseks saanud. Seda rohkem peaks aega olema Jumala jaoks. Ta on olnud sulle ilusa pesumasina. Sa ei pea enam käsitsi pesema. Ekstra aeg Jumala jaoks. Ta andis sulle kuivat ja sa ei pea enam nöörilega panema pesu. Ekstra aeg Jumala jaoks. Ta andis sulle auto, sa ei pea enam jala kõndima. Ekstra aeg Jumala jaoks. Ta andis sulle keskkütte, sa ei pea enam kütma. Ekstra aeg Jumala jaoks. Ta õnnistas sind nii paljude asjadega. See eeldab seda ekstra minutit, ekstra tunde Jumala jaoks. Halleluuja! Halleluuja! Ja Jumal ütleb tegelikult vanast testamendis sa vaatad, me elaksime iga päev elame Kristusele, aga vanast ütleb, anna üks päev mulle nädalas. Ära tee siis oma töid, ära pühenda oma asju, ära tee oma põllutööd, ära oma karja, ära tee mitte midagi, mis sulle raha sisse tooks, vaid tee seda, mis mulle meeldib. Tule ole osastuses minuga, tule palvetama, tule sõna lugema. Käi koguduses. Sest see päev on pühendatud Jumalale. See terve päev, üks päev 7 ainult Jumal küsib. Amen. Ja kui me tõesti armastame Jumalat, siis me anname selle talle. Sest kui sa tõesti armastad oma kallimat, sa teed talle seda, mis talle meeldib. Nii lihtne see ongi. Halleluja, Isa Jumal, me tuleme sa ette Jeesus, me sa oled hea, ustav, püha Jumal, sa oled õiglane ja vägev. Ja Isa, ma tänan sinu sõna eest. Isa, ma tänan sinu ustavusest, sinu väest meie sees. Isa, me tänan, meil on privileeg käia sinu sõna kohaselt. Ja Isa, aita meil parandada meelt, kus on vaja. Et me saaksime lahti, kui meil on midagi. Ja Isa, meil on vaja, kui vaja veel näita igale ühele meile. Anna meile tarkusest vaima sinu tund, valgustame südame silma, et me teaksime, mis on see lootus. Ja see, et mitte mingil juhul me ei paneks taevast mööda.
ja sa saaksid tulla järgi aulisele, pühale, puhtale, pruudile kogudusele. ja isa. Halleluja, sa oled nii imeline, sa oled nii auline, väeline, püha. ja tee tööd igat südamed. isa, et me kõik koos mõistaksime, mis on armastuse laius, pikkus, kõrgus, sügavus, tunneksime ära Kristus, sinu armastuse. isa, tõesti, et sinu rahvas ja sinu kogudus võiks kasvada nõnda, nagu sina, Jeesus, ütled, et inimesed tunnevad, et me oleme sinu jüngrid, kuidas me armastame üksteist, hoolime üksteisest. Halleluja, et see oleks meie südame igatsus, nagu sinu südame, et kogu maailm võiks saada päästa, tundma sinu sõna, tundma sinu väge. isa, meil on elusõnad, meil on evangeelium, meil on kõik olemas. isa, et need igatseb ja südames oleks samad nagu sinu igatsust. isa, ma tänan ja kiidan ja austan ja ülistan sind kogu südamest. Jeesuse Kristuse nimel, sa oled auline, väeline, püha. Jumal on imeline, Jumal on auline, Jumal on väeline ja ta on hea Jumal. Ta on hea Jumal. ja ta ütleb, armsad lapsed, võtke Jumala enestele eeskujuks. Amen. Halleluja, kiitus Jumalale.